Võitja aastal 2012 on film Rooster ja Vladimir Palun. Võitja meeldis väga jällegi see, et see kaamera oli terve aeg staatiline. Sa vaatad sellele mehele otsa ja sa kujutad samal hetkel detailselt, millised kahvelplaadid on tema köögis, millised voodilinad tal on, kõik seda sa usud. Ja see ongi filmi eesmärk panna kaasa mõtlema, kaasa tundma, uskuma. Mulle meeldis selle näitleja siirus, ehk ta pidanudki näitlema. Mulle meeldis suhteliselt minimalistlik kaamera mängimine ja jutt oli lihtsalt aus. Скорее всего, это такая байка, анекдот такой, какой-то такого, я думаю, что в жизни быть не могло. Но я думаю, чтобы не заметили, так вышел и за капотом так и смотрю, а у меня как раз на уровне глаз мои литые диски. Mu lemmikud tegelikult kujunesid alles siis, kui me vaatasime suure ekraani peal filme. Erinevatest filmidest meeldisid erinevad detailid. Mulle meeldis, et üks noor selli oli viitsinud pöidlapikkusi plastmass nukukesi teha hästi palju, neid suure vaevaga liigutada. Nii kaua, kuni ma usun seda lugu, nii kaua, kuni see lugu tervikuna annab mulle mingi emotsiooni, siis ma ostan selle ära. Selles mõttes, et sellelt festivalilt enim jättis mulje film Abras elu, kus ühel hetkel ajalehe mehikesed tundusid mulle usutavamad kui nii mõnedki Eesti näitlejad. Nii et... Ma tahtsin sujuvalt seda liigutusi sujuvalt saada, et see ehtne tunduks. Ja siis ma mõtlesin, kuidas seda teha. Siis ma mõtlesin alguses varrastega, nagu nukufilmi teha. Aga sellega ei toiminud hästi ja siis ma mõtlesin, et lihtsalt käega tuli siuke mõte ja toimis. Pea siis mõtlesin, et sõita kahvlin üle siis ära ja siis seal nii hea soe tegelikult oli. Tegime Kursavenaga väikse pausi ja siis lihtsalt tegime sellist lolli nalja. Tegelikult lugu meil oli mõlemal peas ja siis selle järgi tegime kõik ülejäänud sinna. Võiks rohkem selliseid, ma ei tea, абсурдсemaid filme olla, et... Вообще все хорошие работы. Тут плохих нет. Нет таких, чтобы я сказал, что это, уберите отсюда. Alati ei pruugigi see lõpptulemus olla nii ideaalne, aga kui sa märkad, et selle tegemise juures on inimene teinud seda südamest ja tahtnud teha midagi vinget, kas või enda jaoks, siis saatan see peegeldab välja, see on lahe.